Toila podcastide sarjas tekib ajutine takeover. Vestlusjuhi rolli võtan üle mina, Evelin Kruusalu. Olen Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli terviseedenduse tudeng ja oma kevadsemestri õppeaine tervisemõjurid raames avame koos eri valdkondade vestluspartneritega erinevaid tervist otseselt ja kaudselt mõjutavaid tegureid ning keskkondi ja tuletame meelde vanu tõdesid ning anname ehk ka uusi vaateid, kuidas enda ja teiste tervist säästvamalt toimida. Lisaks õppetegevusele elan ja kasvatan Toila vallas 2 vinget noormeest ja minu töised tegemised hõlmavad nii terviseedendust, ennetustööd kui ka eri valdkondade arendamisega seotud toimetamisi ja koordineerimist. Loodan, et leiate siit endale väärtuslikku kuulamist. Tänaseks vestluskaaslaseks on Tarmo Anton, kes on Idapäästekeskuse Ida-Virumaa päästepiirkonna juht ning Kirsti Indreus, Politsei- ja Piirivalveameti Ida-Prefektuuri ennetustöö koordinaator. Me vestleme teemadel turvakäitumine, mis on kui tervise mõjur, ja avame turvalisuse hoidmise ja teadlikkuse osas mõtteid. Tere, Kirsti! Tervist! Räägi mulle, millised on sinu igapäevased vastutusvaldkonnad ja tööülesanded Politsei- ja Piirivalveametis töötades? Minu töövaldkond on ennetus, ehk siis Ida- ja Lääne-Virumaa, mis on Ida-Prefektuur. Koordineerin ennetustööd selles mõttes, et mis suundades me liigume, milliseid projekte me teeme, milliseid ennetustegevusi me teeme. Kontrollin siis nii-öelda nende nagu mõjusust ja sellest tulenevalt ka planeerin edasisi tegevusi. Sa ilmselt ei toimeta üksi, et teil on terve meeskond? Jaa, et minu meeskonnaks on terve Ida-Prefektuur kindlasti. Et lisaks sellele, et minu kõrval on ka Krisli Kaldaru, kes teeb täpselt samad tööd, mida mina. Ja meiega kõige lähemalt siis koostööpartnerid on ikkagi meie piirkonna politseinikud. Aga kuna ennetus on Politsei- ja Piirivalveameti töös prioriteet, siis on kindlasti terve prefektuur meie selja taga. Tervet maakonda siis? Tervet meie maakonda ja siis ka kõrvalmaakonda Lääne-Virumaa. Päris suur piirkond, mida hallata. Aga millised valdkonnad on täna sinu töös näiteks kõige tundlikumad või mis enim tähelepanu vajavad? Hetkel kindlasti lähenevad 9. mai sündmused, aga pikemas perspektiivis või siis nagu laiemalt kindlasti lähisuhtevägivald, alaealised, internetiturvalisus on võib-olla siis niisugune top teemad. Aga sinna juurde siis kõik muud asjad ka, et me nendest kindlasti jõuame ka veel siin vestelda. Aga miks just need teemad täna selliseks olulisemaks või tundlikumaks välja kujunenud on? 9. mai, läheneva 9. mai teemad kindlasti puhtalt sellepärast, et olukord Ukrainas on põhjustanud sellise olukorra, kus me peame võib-olla natukene rohkem olema valmis igasugusteks meeleavaldusteks. Et selleks me kindlasti valmistume hetkel. Lähisuhtevägivald on lihtsalt kogu aeg väga suur probleem. Ja mul on väga hea meel tõdeda praegu küll, et inimesed aina rohkem pöörduvad, aina rohkem teatavad ja selle poole me oleme nagu aastaid tööd teinud. Aga kindlasti on see, mis meile teada on kõigest jäämäe tipp. Nii et selle info liigutamisega ja teadaandmisega, et seda teavitustööd me teeme, proovime aina rohkem inimesi nagu rääkima panna ja pöörduma panna. Ja interneti turvalisus, et kui me nüüd räägime, siis see puudutab nii noori kui ka täisealisi, kui ka siis juba vanemaealisi, et erinevad teemad on. Et ma usun, et nendest me jõuame ka täpsemalt rääkida, et miks just need ja mida siis täpsemalt võib-olla silmas pidada nende teemade juures. Aga miks on niimoodi olnud, et lähisuhtevägivald on konstantselt olnud see teema, mis ta nüüd järk-järgult tuleb küll nii-öelda rohkem, inimesed on teadlikumad, aga miks? Mis see juurpõhjus võiks? Juurpõhjus on kindlasti inimeste vaimne tervis, et ei suudeta piisavalt hästi oma murede ja mõtetega toime tulla, eks ju. Ja teine, ütleme siis nagu põhiprobleem on kindlasti alkohol. Et kus siuksed teod avalduvad alkoholijoobes. Ütleme nii, et põhipõhjus on kindlasti alkohol. Aga alkoholi tarvitamise taga on ka kindlasti mingid põhjused, et sellepärast ma selle vaimse tervisega nagu ära mainisin. Just, jah. Ongi nagu see kogu mure ja koorem saabki ilmselt alguse inimese oma vaimsest seisundist, tundub, on ju? Suutmatusest siis toime tulla oma igapäevaelu raskustega just. Just, aga tegelikult lähisuhtevägivald, see ei puuduta ju ainult perekondi, kes koos elavad, et see võib ka olla nii
töö kui koolikeskkonnas? Ja et kui me räägime koolikeskkonnast, siis sinna alla kindlasti läheb igasugused kiusud, eks ju. Et noh, seal tuleb muidugi eristada, et siis ta konkreetselt ei ole lähisuhtevägivald, et lähisuhtevägivallaks me peame ikkagi rohkem sellised peresidemete või siis nagu perevägivallaga seotud teemasid. Et aga see on kindlasti üks vägivalla liikidest, kiusamised koolis, täiesti kindlasti. Sinna juurde praegu aina enam kindlasti liigitub ka internetikius, eks ju. Et on täpselt samamoodi väga suur teema, väga oluline teema. Me eristame, et selles mõttes, et on lähisuhtevägivalla alla me ikkagi konkreetselt loeme nagu mitte nii väga mehe ja naine, aga kõik inimesed, kes on lähisuhtes. See võib olla ka laps ja vanaema näiteks, eks ju. See võib olla endised elukaaslased, et kui nad ikkagi omavahel edasi suhtlevad, nad ei ole enam küll lähisuhtes, aga neil on mingid sidemed, mis neid seovad, näiteks neil on ühised lapsed, et siis need ikkagi loeme neid nagu lähisuhtes olevateks inimesteks. Samamoodi naabrid ei ole lähisuhtes, et see on lihtsalt nagu võib-olla mingi vägivalla liik, omavahel mingisugused kiusud, tülid, et aga neid ei loeta konkreetselt siis ikkagi nagu lähisuhtevägivalla alla. Aga kui me räägime kooli kontekstis, siis seal kiusamise teema kindlasti on, aga see samuti, et see ei liigitu lähisuhtevägivallaks, vaid see liigitub nagu siis igasuguseks omavaheliseks kiusuks või selliseks tava nagu vägivalla nagu selliseks. Kui sa juba rääkisid, et mis on, tõid välja erinevuse, mis on lähisuhtevägivald ja mis on nii-öelda teist laadi kius lähedalt toimivate inimeste vahel. Et kas sul on ülevaade ka, kuidas näiteks Toila vallas naabrid omavahel läbi saavad või kogukond üldse, et kas seal on ka tõstatunud selliseid probleemkohti, murekohti? Ja vaatasin enne tulekut ja suhtlesin ka Toila piirkonna politseinikuga, kelleks on Jana Ilves. Et kindlasti Toilas on üheks probleemiks naabrite omavahelised suhted. Et seal on nii igasuguseid koerte tülisid ja probleeme, kui on ka seal mõningaid selliseid võib-olla siis kortermajas elavate inimeste vahelisi probleeme. Et sellistel juhtumitel ka, et me ikkagi julgustame igal korral ikkagi andma piirkonna politseinikule teada, sellepärast et me kõik loodame, et niimoodi ei lähe, aga kui me meenutame nüüd mõne aasta tagust Tallinna juhtumit, eks ju, kus naabrite omavaheline tüli päädis ikkagi selleni, kus üks naabritest läks laste silme all, tulistas teist naabrit, eks ju. Et siis me ei taha keegi, et selliste hetkedeni nagu päriselt jõuaksime, et me ikkagi julgustame pöörduma. Aga neid tülisid või selliseid arusaamatusi on erinevaid, et need on muidugi sellised võib-olla siis valju muusika kuulamine, sellised laste trampimised, mis on kortermajas elades, on mõnel määral nagu paratamatus, eks ju. Aga kindlasti on ka igasuguseid naabrite koer haugub liiga kõvasti, ta haugub valel kellaajal. Et siis ma lihtsalt seda koerte probleemi nüüd ütlen küll, et ei ole päris politsei teema, et koerte osas, et kui on probleem, et siis ikkagi kohalik omavalitsus peab siis aitama kas siis ühel või teisel naabril selle olukorraga kohaneda või siis midagi ümber vaadata, et kõik siuksed asjad. Et kindlasti on ka neid hulkuvaid koeri, et mis on Kohtla Nõmme ja sealpool probleemiks, et inimesed lähevad jalutama oma koertega, aga lasevad nad ilma rihmata jooksma, eks ju. Et siis sellistel juhtudel peab ka ikkagi väga kindel olema, et su koer kellelegi viga ei tee. Et sellised juhtumeid on ka tulnud. Ma korra täpsustan, Toila all, sa mõtled Toila valda või sa mõtled konkreetselt Toila valda. Et nüüd praegu koerte selles mõttes, et sellised haukumised on rohkem probleemiks võib-olla siin nagu Toila piirkonnas, aga need ilma rihmata koerte jalutamine on võib-olla pigem seal Kohtla Nõmme, et sealpool. Kuidas on regionaalpoliitilised muudatused valla kui sellise suurema pildi osas mõjutanud politseitööd? See on väga hea küsimus. Selles mõttes kindlasti on, et meil on nüüd praegu Toila vald on, eks ju, vahepeal on selline kerge vahe, eks ju, siis on uuesti edasi Toila vald. Et sellest tulenevalt on Toila vald ka meil jaotatud päris mitme erineva politseiniku vahele ära, eks ju. Et siinpoolne Toila vald ehk siis Toila nagu ja Voka on seotud Jõhvi justkui piirkonnagrupiga, kelleks on üks piirkonna vanem, üks piirkonna politseinik ja siis ülejäänud seal see Kohtla-Nõmme piirkond ja
Kukurse, need on rohkem ikkagi siis nagu on Kohtla-Järve piirkonna vanem ja Kohtla-Järve piirkonnagrupi piirkonna politseinikud. Et selles mõttes, et meie oma statistikat me küll võtame välja ühtse Toila, aga meie enda politseinikud teavad, et kas me räägime nüüd ühest Toila piirkonnast või me räägime teisest Toila piirkonnast. Et selles mõttes on ikka statistikat on muutunud, kõik on muutunud sellepärast, et inimeste arv on suurem, paratamatust, eks ju. Maanteed on suuremad, kus siis hästi palju igasuguseid liiklusväärtegusid juhtub, et see mõjutab statistikat. Kindlasti see, et kui tihedalt inimesed siis koos asetsevad, kas on rohkem naabrid, et nagu kõik sellised omavahelised tülid, kindlasti tõstab Toila valla statistikat, aga me ei saa nagu võrrelda seda enne regionaalpoliitikat, sellepärast et inimeste arv oli teine. Et aga eks me siis nüüd varsti näeme, et kas tuleb sealt nagu mingisuguseid teemasid veel, millele võib-olla me ei ole praegu osanud lihtsalt tähelepanu veel pöörata. Tulles tagasi lähisuhte vägivalla teemale, mida me saame teha, et ennast hoida ja teisi hoida? Kõige lihtsam asi, mida iga inimene teha saab, on see, et ta kutsub endale abi, et ta pöördub kellegi poole. Kui on nagu vahetu oht, siis kindlasti 112 on nagu kõige kiirem abi, aga on ka sellised erinevad abitelefonid, näiteks ohvriabitelefon 116 006 või siis võib vaadata ka veebist palunabi.ee, et nendele ma julgustan pöörduma kindlasti, aga mis võib-olla veel on, et mida siis nagu tähele panna, et kui teil on mõni sõber, kes te teate, et oli üks hetk väga niisugune seltsiv, väga nagu seltskonnas mingeid probleeme nagu temaga selles mõttes ei olnud, et ta sai igale poole tulla, kui teda kutsusite ja nii edasi. Et kui üks hetk on see muutunud, ta on pigem hästi kodune, ta ei taha kodust välja tulla, toob erinevaid vabandusi, et siis võib kahtlustada, et seal taga on midagi sellist, et teda kas ei lubata näiteks kodust välja, et on selline pidev kontroll tema tegevuste üle. Või siis te olete seltskonnas ja te ikkagi näete, et paari vahel on sellised mõningased nagu nääklemised, mis nagu juba annavad mingeid ohumärke nagu edasisema suhtes. Või te näete, et kätel on sinikad, et tihtipeale, kui me räägime ikkagi füüsilisest vägivallast juba, et siis ütleme niimoodi, et need vägivallatsejad on ikkagi üsna nagu nutikad, et nad oskavad ka neid nähtavaid vigastusi teha sellistesse kohtadesse, et need nagu tavaliselt inimesel nagu näha ei ole. Et sellised võib-olla käte pigistamised ja muud asjad, et need jätavad kehale küll sinika, aga sa saad seal bluusiga ära varjata ja tegelikult nagu ei olegi mitte midagi. Et tavaliselt nad ikkagi sellist otsest nagu näkku ei löö, sest seda lihtsalt on näha. Et aga kui te ka näete, et ikkagi kuskil mingid sinikad on sellised natukene kahtlasemad, siis juba tasuks vaikselt uurida. Et ei peagi, et sellele, ja mis on nagu väga oluline, et selle ohvriga tuleb rääkida nagu üks ühele. Et kui see vägivallatseja seal juures on, eks ju, kui teil on ka aimdus, et siis kindlasti võib see nagu kodus päädida veel nagu hullema olukorraga. Et seda tuleb kindlasti tähele panna. Aga sellel tähelepanijal või sekkujal või teatajal tal ju tekib ka tahes-tahtmata hirm, et see vägivallatseja võtab ka tema ette. Jaa, absoluutselt. Ja sellistel juhtudel on ka see, et kui te nagu pöördute, siis te ei pea ütlema ei oma nime ega mingeid muid seoseid, et kust te seda infot nagu saite. Te saate kõik teated teha ka anonüümselt. Nii et põhimõtteliselt ka see vägivallatseja me kindlasti seda infot ei anna, et kust me selle info saime. Et juhul, kui on vahet oht, siis 112, eks ju, siis tuleb politsei kohe ja kontrollib olukorda. Et praegu on ka niimoodi, et tihtipeale, miks naised võib-olla on otsustanud, miks ma räägin naised, sellepärast, et statistika näitab, et valdavalt on vägivalla ohver naisterahvas, mis ei välista teist poolt muidugi. Et tihtipeale jättis naine pöördumata, sest ta on majanduslikult sõltuv, ehk siis tal ei ole kuskile minna, tal on lapsed, kuhu ta nende lastega siis läheb, lastel on vaja homme kooli minna ja kõik muud probleemid. Kannatab ära, küll homme tuleb parem päev, loodan niimoodi. Et aga praegusel juhtumil on niimoodi, et kodust eemaldatakse sellel hetkel vägivallatseja. Ta viiakse ära vähemalt nagu siis 12 tunniks, et naine saab vajadusel oma elu selle ajaga nagu ümber korraldada, ta saab pöörduda naiste varjupaiga poole, ohvriabi poole, kohalikud omavalitsused on nendel hetkedel valmis ka kindlasti nagu kohe abi pakkuma, et need kokkulepped on meil sõlmitud. Ja et siis tema saab oma lastega jääda ikkagi omale nagu turvalisse kohta. Aga see tähendab seda, et ta siis nagu
viiakse kuskile teisele pinnale koos laste ja asjadega või? Vajadusel, ehk siis praegu on niimoodi, et me pigem viime kodust ära vägivallatseja, sellepärast, et tema on selle ebameeldiva olukorra tekitanud. No aga ta 12 tunni pärast tuleb tagasi sinna. Tuleb tagasi, et siis ongi, et selleks hetkeks me olemegi lootnud, et naine on piisavalt leidnud endas nagu seda tugevust, et võtta need edasised sammud ette, et kas ta siis on naiste varjupaika nagu pöördunud, kus talle leitakse vaba pind, või siis on meesterahval tulnud mingi teine lahendus, et ta saab ikkagi mõneks ajaks kuskile mujale minna. No kuidas see on garanteeritud, et kui naine läheb naiste varjupaika sinna nii-öelda vabale pinnale, et vägivallatseja teda sealt üles ei leia või terror ei jätku? Et need pinnad on nii ära salastatud, et isegi politsei ei tea. Selles mõttes, et naiste varjupaigal on erinevad korterid, erinevad majutuspinnad, et nendes on tagatud ka valve, et seda me saame küll öelda, et naine et sellistel hetkel ta enam kartma nagu ei pea. Juhul, kui ikkagi on tegemist juba sellise olukorraga, kus meesterahvas on korduvalt vägivaldne ja midagi ikkagi on juba väga tõsisemalt juhtunud, siis kindlasti meesterahvas ka kinni peetakse, et nagu pikemaks perioodiks, et teda sealt siis ka kohe nagu lahti ei lasta, eks ju. Ma mõtlen, et kui see nagu päädib juba sellise olukorraga, kus tarvitatakse kas vaimset või füüsilist vägivalda sellises mastaabis, et naispool peabki abi paluma kuskilt mujalt ja ta nagu aidatakse tal lahkuda sealt sellest keskkonnast ja situatsioonist, mis talle nagu niivõrd haiget tegi, siis see on ju päris korralik elukorra muudatus ka nii lastele kui naisele, sest et see vägivallatseja ju teab, kus lasteaias näiteks lapsed käivad, kus see naine töötas või ei töötanud või kus tema igapäevane trajektoor võis olla, et ta leiab üles selle. Ja sellistel juhtumitel on naisterahval õigus taotleda ka lähenemiskeeldu, mis siis kohtuotsusega siis väljastatakse, et siis pannakse ka paika täpsed reeglid, et kui kaugel, mis kontakt, kas üldse mingit kontakti, tavaliselt pigem ei, eks ju. Et sellised asjad on kõik nagu võimalus paika panna ja ära määratleda. Tegelikult siis siin ikkagi tulebki see välja, et kui sa juba eos suhte alguses või kuskil suhte arenedes märkad mingisuguseid ohumärke, et kiiresti tulebki toimetada kas suhte paranemisele tegelemisega või siis oma vaimse tervise ja suunata ka kaaslane siis nõustamisele. Absoluutselt, ja mis siinkohal on veel hästi oluline muidugi teada, et tihtilugu on see, et statistika lihtsalt näitab seda, et naine läheb enne 7 korda tagasi, kui ta nagu päriselt lõpuks nagu ära läheb. Et mis kogukonna või siis nagu lähedaste tugi on sellel hetkel kindlasti hästi nagu oluline, et me peame eemale vaatama kõikidest nendest stigmadest, mis meil on tulnud, et me ei sekku naabrite pereellu, see ei ole meie asi, et see ei ole meie asi. Et kõige olulisem on see, et kui sa kuuled, et naabrid ikkagi omavahel juba nagu selles mõttes kõrvalkorteris kas või käib ikkagi tüli, riid, siis on sinu kohustus sekkuda. Eriti, kui peres on lapsed. Et hästi palju on seda, et öeldakse ka, et kas pere juures oli siis selle teo toimepanemise hetkel, kas olid lapsed, ei, lapsed magasid kõrvaltoas. Tegelikult sellist asja ei ole, nad on ikkagi osalised, sest nad viibivad kogu aeg selles samas keskkonnas, kui naine ja mees omavahel siis sellistes keerulistes suhetes on, et me sellistel juhtumitel me ei saa öelda, et lapsed ei ole osalised, lapsed on kindlasti osalised ja kui nad seda päevast päeva kogu aeg kõrvalt näevad, selles keskkonnas kasvavad, siis te võite kõik ise mõelda, et mis jälje see endale jätab, et mis nende peas toimub, et milline normaalne lähisuhe nagu välja peaks nägema. Sa mainisid ennist, et naisterahvad pigem sellises keerulises lähisuhtes 7 korda lähevad ikkagi oma kaasa juurde tagasi. Kas see on, kust see number tuleb, et kas see on ilus number 7 või on statistiliselt ka välja joonistunud? Ja see on statistiliselt välja joonistunud, et keskmiselt 7 korda naine kas läheb tagasi, annab andeks, usub kõiki neid vabandusi. Siis see 7.-8. kord on see, et kui ta nagu päriselt lõpuks sellest suhtest nagu suudab eemalduda, või siis on kahjuks ka selliseid markantsemaid näiteid, et kus siis see järgmine juhtum on juba ikkagi nii tõsine, et kui palju neid fataalsemaid
teemasid või juhtumeid on? Neid õnneks on ikkagi vähe, aga ma ei saa öelda, et see vähe on siin võib-olla halb sõna, sellepärast et ka üks on liiga palju, eks ju. Et neid juhtumeid on. Ida-regioonis on neid viimaste aastate jooksul olnud 2, kui meenutada, 1 noortüdruk Kohtla-Järvel ja 1 naisterahvas Narvas. Et aga nende juhtumite puhul ka, et mida ma tahaksin välja tuua, et naabrid teadsid, lähedased teadsid, nad olid märganud ohumärke, et tegelikult me oleksime saanud need juhtumid ka ära hoida. Ikkagi on oluline endale selgeks teha, mis on sinu piirid ja millised ohumärgid on, et julge öelda ei ja julge astuda välja enda eest ja ka teiste eest. Et siia lõppu ma tooksin võib-olla siis selle lähisuhtevägivalla statistika sellel aastal, et 2021 siis nüüd mai alguse seisuga on kuriteojuhtumeid 215. See tähendab seda, et 215 korral oleme meie suutnud tuvastada seda fakti, et suhtes on päriselt siis toimunud füüsiline vägivald. Aga kokku on meile teada antud juba 590 juhtumist, et millest see erinevus tuleb, et see on nüüd maikuu jooksul, et aasta algusest kuni siis 3. maini. Et kokku on antud teada 590 juhtumist, et miks need arvud erinevad, kuriteojuhtumid ja siis infojuhtumid on see, et nendel ülejäänud kordadel on tegemist olnud pigem sellise võib-olla vaimse vägivallaga, mida meil siis koha peale minnes on väga keeruline fikseerida, sest osapooled on väga sellised meelestatud ju arusaadavalt täiesti endast väljas, eks ju. Et siis nendel juhtudel me ei ole nagu suutnud tuvastada füüsilist vägivalda, et aga infona meile tulnud ja psüühiline vägivald ilmselt on ikkagi nagu toime pandud. Et sellistel juhtumitel ka, et isegi kui tegemist ei ole kuriteojuhtumitega, vaid on ainult sellised infoteated, siis meie piirkonna politseinik sellegipoolest kõikidel juhtumitel ikkagi järelkontrolli teeb. Mida see järelkontroll tähendab, on see, et ta läheb mõne päeva jooksul sinna samasse perre, proovib, vestlebki siis osapooltega eraldi, niimoodi, et naisterahvas on eraldi, meesterahvas on eraldi, püüab välja selgitada täpsed asjaolud, et tihtipeale nendest juhtumitest, nendest tavalistest infoteadetest võib ikkagi tulla ka lõpuks kuriteojuhtum, sellepärast, et tuvastatakse selline järjepidevus või siis, et korduvad juhtumid, et mille najalt meil siis on võimalus edasi tegutseda. Ja küsib ka kindlasti ohvriabi nõusolekut. Et mis see siis ohvriabi nõusolek on see, et kui sellises keerulises situatsioonis see ohver annab nõusoleku, et me võime edastada tema kontaktid ohvriabile, siis paari päeva jooksul võtab temaga ühendust spetsiaalne nõustaja, kes saab siis aidata teda kõikides edasi jooksvates nagu probleemides. Just täpselt, millest me enne rääkisime, see, et kuidas lapsed kooli saavad, mis probleemid meil on vaja veel lahendada, kuhu ma pean pöörduma, mida ma pean tegema, et kõikide selliste asjadega ohvriabi töötaja hakkab siis nagu tegelema. Aga liigume siit lähisuhtevägivallalt. Sa mainisid eelnevas jutus ka internetiohutust, mis puudutab nii lapsi kui noori kui täiskasvanuid ja ka vanureid, kes tegelikult kogu meie ühiskond on interneti tarbija. Kasutajate sihtgrupp ja kelmuste spekter on üpris laiaks läinud. Et millised on kas statistiliselt või ülevaatlikult kelmide trikid täna, et mida nad nagu kasutavad eri vanusegruppide peale ära? Võib-olla alustame siis noortest ja lastest, et nemad on kindlasti kõige haavatavam sihtgrupp. Noorte puhul me saame rääkida eelkõige kindlasti erinevates mängukeskkondades. Seal on sellised mängud, kus sa siis mingi taseme saavutamiseks on sul vaja teatud arv punkte saada ja ka need on tasulised ja siis niimoodi petetakse üksteiselt sealt raha välja. Et aga mis noorte puhul on kindlasti hästi palju ka on sellist alasti piltide väljapetmist. Et üks osapooltest siis võtab ühendust, jätab endast sellise samaealise inimese mulje, et üks justkui üksteisele meeldivad ja tahaksid hästi nagu üksteisega koos olla, aga erinevatel põhjustel ei saa. See puudutab siis selliseid mingid sotsiaalmeedia platvorme, jah. Et
ja siis seal nagu hakatakse üks hetk liigub siis teema sellegi peale, et hakatakse üksteisele erinevaid pilte saatma. Tihtipeale need pildid muutuvad üks hetk liiga paljastavaks ja see võib viia siis ka selleni, kus hakatakse raha välja petma, kuna siis see teine osapool, kelleks tegelikult alati on täisealine, ähvardab need pildid avalikustada siis nii koolis kui vanematele teada anda ja nii edasi. Et sellistel juhtumitel tuleb võimalikult kiiresti sellel noorel esimene asi muidugi mitte üldse saata kellelegi veebiteel paljastavaid pilte, sest kui me räägime veebiteel millegi edastamisest, siis me võime selle küll kustutada enda kontol ära, kuid tegelikult on see sinna juba saadetud ja see jääb sinna alatiseks. Ja see on sealt täiesti välja võetav. Et esimene asi kindlasti mitte üldse saata, aga teine asi, kui sa oled ikkagi juba saatnud või kui on nii läinud, siis tuleb esimese asjana võtta ühendust näiteks veebikonstaabliga, kes saab siis aidata sul selle olukorra lahendada. Ida prefektuuris on siin Toile piirkonnas, võin öelda, et veebikonstaabliks on Oleg Kornõljev. Tema Facebooki konto on täiesti kättesaadav ka ja tulebki lihtsalt otsingusse panna veebikonstaabel Oleg, et siis kohale jääd üles ka, et sellistel juhtumitel kindlasti tema poole pöörduda. Kuidas ta aidata saab noori, kui pöördutakse? Ta aitab neid, selles mõttes neid kontosid blokeerida, selle kiusaja või siis nagu selle väljapressija omasid. Aga kas see nõuab siis mingisugust menetlust ja uurimist? Kui vajadusel, kui on põhjus tuvastada, et seal taga on selles mõttes nagu päriselt, et see ei ole kellegi nagu selline, ütleme siis võib-olla pränk või selline lihtsalt nagu nalja pärast tehtud tegu, vaid see on päriselt ikkagi selline kuritegelik organisatsioon, siis kindlasti hakatakse sealt edasi uurima, et kust ja kelle kaudu ja miks, et nii me suudame nagu neid suuremaid rühmitusi ka ikkagi järge ajada. Aga üks asi on ju see raha väljapetmine läbi fotode ja mingisuguste andmete, teine asi on ju see, et sa saadad fotosid ja enda andmeid ja füüsiliselt saadaksegi kokku ja siis on hoopis teised tulemused. Ja, et sellistel juhtumitel on ka see, et noored tutvuvad internetis, on paratamatus, eks ju, ja tihtipeale tegelikult sa leiad sealt veebist endale väga toreda tuttava ja sellest ei olegi midagi, eks ju. Aga valmis saab olema nendeks ohtudeks, et tegemist võib olla ikkagi hoopis teise inimesega, kui ta on siis endast selle mulje jätnud. Nüüd ma soovitan sellistel juhtumitel, et kui see kokkusaamisvajadus ikkagi mingil põhjusel nii suur on, siis kindlasti mitte mine üksinda, vaid võtta kaasa sõber, kindlasti anda teada oma vanematele või siis võtta ikkagi vanem ka täitsa kaasa. Et see ei ole häbiasi. See ei ole häbiasi kindlasti mitte, et seda enam, et selline usalduslik suhe oma vanemaga, eriti mis puudutab veebi, on üks nagu võtmesõna, ma arvan. Ja ma arvan ka, et tänapäeva vanemad on sellised suht nooruslikud ja lahedad, keda võib nagu võtta ka sõbra tasandil tegelikult. Absoluutselt, ja selline omavaheline usaldus on kindlasti siinkohal nagu väga oluline. Aga kui me nüüd räägime täiskasvanutest ja sellistest vanemaelistest inimestest, siis kuigi meil on siin muud teemad väga aktuaalselt peale tulnud, siis sellegipoolest kelmid ei maga. Erinevad väljapressimise võimalusi nad endiselt kasutavad. Et kui me ei räägi sellistest rühmitustest, vaid sellistest igapäeva sellistest pisikelmidest, siis kõige levinumad on näiteks ka Toile vallas mõned juhtumid on olnud, kus isik müüb mingit kaupa näiteks Facebooki kanali kaudu, aga tegelikult seda kaupa siis üle ei anna, eks ju, kuigi raha on juba tasutud. Et mõned sellised juhtumid Toile vallas täitsa olemas on. Sellistel juhtudel samuti tuleb teha lihtsalt politseisse avaldus, et siis hakatakse seda uurima ja ütleme niimoodi, et selliste pisikelmide osas tavaliselt ikkagi juba politseiga ühendust võtmine on nagu abiks, et lahendus üsna kiiresti tuleb. Et kui me räägime erinevates rahvusvahelistes rühmitustest, kes siis konkreetselt kelmusega oma igapäeva leiba teenivad, siis kui inimestel on tihtipeale ettekujutus, et see näeb välja nii, et inimesed on kuskil relvadega, rahvusvaheline rühmitus, et siis tegelikult on praeguseks relvaks ikkagi nii-öelda arvuti. Et inimesed päriselt 10, 15 on koondunud ühte ruumi, kõik istuvad arvutite taga ja teevad neid samu petukõnesid. Et ma usun, et kuulajatest ka päris mitu on need kõned saanud. Et aga mida siis selle puhul tähele panna? Kõneleja on valdavalt alati vene keelt kõnelev, eks ju. Pakutakse erinevaid investeerimisvõimalusi. Samas on väga levinud see, et helistatakse, öeldakse, et ma helistan teile pangast.
või siis ka politseist, aga ja kusjuures nad on väga usutavad, sellepärast et nad saavad valida tegelikult läbi interneti helistades ka õige panganumbri. Ehk siis, kui teile tuleb telefonisse kõne sisse, siis tegelikult jääbki mulje, et helistab teile näiteks Swedbank. Aga kui ohumärgid on ikkagi see, et kui vestlus viiakse läbi ainult vene keeles, kui teid tahetakse saada mingisuguseid Smart ID või muid koode, väidetakse, et teie kontol toimuvad kahtlased tehingud, et see on nagu kindel ohumärk. Sellistel juhtumitel soovitan kohe kõne lõpetada ja helistada ise oma panka, sest kui te ise oma panka kohe tagasi helistate isegi selle sama numbril, siis läheb kõne õigele inimesele, ikkagi päriselt panka. Siis vanemaealiste puhul on hästi palju seda investeerimispettust ikkagi, et just nimelt tuuaksegi välja seda, et teie kontol toimuvad kahtlased tehingud, siis samuti, et soovitan kohe kõne katkestada ja mitte ühtegi koodi anda, mitte ühtegi dokumendi koopiat kuskile saata, mitte ühtegi programmi oma arvutisse laadida. Ja kindlasti ka konsulteerida või rääkida läbi oma noorte pereliikmetega. Lastega, lastelastega, et sellised juhtumid, et kahjuks on, et internetis on see praegu lihtsalt investeerimine väga popp teema, et ma usun, et kõik on natukene juba kuskilt millegagi kursis, eks ju. Et investeerimiseks on väga palju ohutuid võimalusi, et seda ei tohiks teha telefoni teel. Aga kui sa tõid välja, et enamik helistajatest või nendest kelmidest kõnelevad vene keeles, siis kas on statistiliselt ka välja joonistunud see, et millist keelt kõnelev elanikkond või kogukonna liige satub nende kelmide ohvriteks? No, valdavalt on see ikkagi vene keelt kõnelev kogukond, sest eestlaste puhul on lihtsalt see, et eestlastest satub võib-olla ohvriks rohkem selline pigem keskealine inimene, sest nad lihtsalt oskavad veel vene keelt. Et noortega on tihtipeale see, et kui hakatakse vene keelt rääkima, siis nad ei oska vastu rääkida ja nad ei saa ka aru, et siis see kelm üsna nagu kiiresti lõpetab kõne ära, sest tema eesti keelt ju ei oska. Aga valdavalt jah, siis selline võib-olla vene keelt kõnelev ja keskealine inimene. Kuidas moodi siis vene keelt kõneleva kogukonnani inforuumis sellega jõuda, et nad ikkagi taipaksid, et see, mida nendega tehakse, seal ei ole päris õige? No see on väga hea küsimus. Me oleme katsetanud erinevaid mooduseid, et me oleme läbi viinud erinevaid intervjuusid ja vene meediasse samamoodi. Kõik sõnumid ju lähevad, mis meilt välja lähevad, kõik lähevad vene meediasse täpselt samamoodi. Siis Eesti vene meediasse. Aga kahjuks need ohvrid ikkagi on. Üks asi, mida me oleme omalt poolt püüdnud teha, on see, et me oleme hakanud tegema koolitusi. Et meil on nüüd kevade jooksul olnud 2 suuremat koolitust nii Eesti Energia töötajatele. Põhimõtteliselt läbi tööandjatele. Läbi tööandjatele me üritame hakata koolitusi tegema. Et meil on tegelikult kokku lepitud ka mitme poeketiga, et teha lihtsalt nendele töötajatele koolitusi, et sisuliselt on samamoodi, et veebiteel viiakse koolitus läbi, nad saavad salvestada, kes ei saa samal ajal laivis kuulata, nad lihtsalt jagavad oma töötajatele ja saavad nagu kuulata, et mida siis tähele panna ja ka jälgida pilti, et millised need ohumärgid on, et millega rinda pista. Üks asi, mis meil nüüd veel tuleb, on maikuus Toila vald kogub kokku sotsiaaltöötajad, mitte ainult siis kohalikud, vaid ka kõrvalmaakondadest ja siis politsei esindaja tuleb, räägib ka sotsiaaltöötajatele sellest kelmuste teemast ja miks neile, sellepärast, et nemad puutuvad igapäevatööst kõige rohkem inimestega kokku. Meie sihtgrupp on kindlasti eriti need koduhooldustöötajad, kes siis saavad nendele kodustes tingimustes olevatele inimestele edasi rääkida neid sõnumeid, et mida tähele panna, et nemad ju suhtlevadki valdavalt ainult telefoni teel, eks ju. Aga kui nüüd internetikelmide ja eakamate juures tagasi tulla noorte poole peale, kas on olnud ka teemasid sellised, et noored osalevad mingites ohtlikes ja lausa eluohtlikes väljakutsetes? Jaa, on olnud erinevaid, et mõni aeg tagasi käis läbi selline sinine vaal, sellised katsed. Mis see tähendab? Sinine vaal oli põhimõtteliselt selline nii-öelda väljakutsete sari, kus siis see sinine inimene, kes siis mängis, et ta on sinine vaal, andis noortele erinevaid väljakutseid, a la joosta üle autotee,
hüpata kuskilt kõrgelt alla ja nii edasi, et siis need noored neid väljakutseid ka asusid täitma erinevatel põhjustel. Et ja Eestis õnneks traagilisi juhtumeid ei olnud, et aga kahjuks naaberriikidest on päris mitu näidet, kus ikkagi päriselt noored hüppasid 7.-8. korruselt alla. Aga mis see põhjus võib olla, miks nad nagu liituvad selle väljakutsega? Kas on mingisugune kogukonda kuulumise tunne või grupeeringusse kuulumise? Noortele kindlasti jah, et kui me räägime sellistest 11, 12, 13, 14 ja natukene vanemad, siis selles vanusegrupis on lihtsalt see, et vanemate ja õpetajate mõju ei ole enam nii suur. Valdav siis selline meeldimise tahe on oma seltskond, oma sõbrad ja üksteisele tõestamine, üksteise sellist ületrumpamine, tahe meeldida on selles vanuses, mis on hästi-hästi oluline. Ja sellepärast ongi, et kui sinna seltskonda satub mõni selline, kes tahab käia piiril või natuke kaugemal ja ta meelitab need sõbrad endaga kaasa, siis kahjuks hakkab terve seltskond samu asju tegema. Et see riskikäitumine sellises vanuses on väga suur. Siia juurde tuleb kindlasti ka suitsetamine, alkohol, erinevad mõjuained, et sellises vanuses usalduslik suhe oma vanemaga on määrava tähtsusega. Kui seda usalduslikku suhet oma vanemaga ei ole, kes sellest võib-olla sellist keerulisest vanusest aitaks nagu välja kasvada, siis tuleb leida see täiskasvanu tugi, kas siis näiteks õpetaja poolt koolist või siis kellegi selliselt turvalisest täiskasvanud, et see võib olla ka näiteks vanavanem või siis mõne huviringi õpetaja või ükskõik kes turvaline täiskasvanud, kui sa kodus seda tuge ei saa. Et need erinevad teemad siit on tegelikult palju, kust võib-olla noor kõige kiiremini ise abi saab otsida on lasteabi.ee, seal on erinevad teemad on kaetud. Internetiteemade puhul kindlasti turvaliselt internetis.ee tasub vaadata, sest seal on erinevaid näpunäiteid ja infokilde nii lapsele, noorele, täiskasvanule, õpetajale, kõikidele vanusegruppidele, et kuidas siis erinevatel juhtumidele reageerida ja kuhu pöörduda. Just, et kui mingi mure juba on tekkinud. Aga üldjuhul meil vist ei ole enne võimaluski välja selgitada, et lapsega midagi eriskummalist toimub, kui juba midagi on juhtunud, et talle siis hakatakse tagajärgedega tegelema. Või kuidas me saaksime ennetada, et meie noored ja lapsed, nad ju tahes-tahtmata nad hommikust õhtuni tegelikult viibivad üsna suurel määral ninapidi kuskil nutiseadmes, et ei saa ju ka olla nagu helikoptervanemad, kes kogu aeg kuulavad ja jälgivad pealt, Ja, hästi palju kasu on kindlasti täiskasvanul sellest või siis lapsevanemal, et on erinevad võimalused, kuidas telefonis mingeid äppe nagu ikkagi selles mõttes kontrollida, nagu interneti kasutust mingite teatud äppide osas saab kontrollida täiesti. Aga sellel kontrollimisel on võib-olla ka siuke nagu negatiivne tagasiside või siuke tagasilöök, et mis kõige nagu olulisem on see, et millises keskkonnas me lapsi kasvatame, milliste väärtushinnangutega me neid kasvatame, millises koolikeskkonnas me neid kasvatame. Et mul on hästi hea meel, et mõned aastad tagasi me käisime nii Kohtla-Nõmme koolis kui ka Toila koolis rääkimas erinevatest kiusamisprogrammidest või siukestest haridusprogrammidest, mis siis ennetavas vaates on nagu kõige mõjusamad. Kui me räägime ennetusest kui nagu lapse arengu toetamisest, siis kindlasti kooliprogrammid on kõige tõhusamad, kõige mõjusamad. Et mul on hästi hea meel, et Toila valla koolidel on need programmid olemas ja nad nende järgi toimetavad. Et kui mina oma tööd planeerin, siis hästi palju ma tegelen ka nagu, et mida me saame teha, et neid probleeme ennetada, sest politsei juurde need inimesed satuvad tavaliselt siis, kui tegelikult on ikkagi juba midagi juhtunud, eks ju, et meie tegeleme siis ütleme järgnevate juhtumite ennetamisega, et aga ennetus kui selline on ikkagi täiesti see, kuidas laps kasvab, see, millises keskkonnas ta kasvab, millistes koolitingimustes ta kasvab, et millises kogukonnas ta kasvab. Sa mainisid seda, et kogu süsteem ja toimimine saab alguse sellest keskkonnast, kus laps kasvab, et kas on mingisugune muster ka olemas, mis näitab, et kiusaja enda kodune keskkond või see ümbruskond või kogukond on just teda selliseks mõjutanud? Kindlasti on, sest kui me räägime kiusajast üldiselt, siis kiusajal on samamoodi
endal mingisugused probleemid. Tihtipeale on kiusaja see, kes on varasemalt olnud kiusatav. Ehk siis see on muster, mida ei ole suutnud nagu kogukond murda selle lapse puhul siis konkreetselt. Tihtipeale on, ei saa öelda alati, aga sageli on kiusaja see, kellel on ka kodus erinevaid võib-olla siis nagu probleeme või ei ole vanemad nii toetavad, kui nad võiksid olla. Et kahjuks sellised mustrid me näeme, aga me ei saa teha nagu 100% üldistust, sest tihtipeale on kiusaja rollis ka see laps, kellel näiliselt on kõik olemas. Kellel on ilus kodu, kellel on mõlemad vanemad, kellel on olemas kõik kõige uuemad asjad, kõige uuem iPhone, kõige paremad riided, aga midagi selle lapse sees on endiselt katki, et ta on kiusaja rollis. Minu hinnangul, minu subjektiivne hinnang on see, et see aga on ikkagi peidus selles emotsionaalses valmisolekus või pere emotsionaalses valmisolekus või sellises omavahelises suhtluses, selles koduses õhkkonnas, kuidas laps on kasvanud, mis on ootused olnud temale, tihtipeale on olnud need ootused ka võib-olla natuke liiga kõrged. Ja tegelikult ka lapse baasvajadus on saada lähedase tähelepanu ja mõistmist, et kui need asendatakse mingisuguste asjadega, siis on baasvajadused rahuldamata jäänud. Ja miks täna just väga aktuaalne on, et me salvestame seda vestlust 4. mail ja 4. mai on just ka rahvusvaheline kiusamisvastane päev. See on hästi oluline teema, mis tegelikult vajab rohkemat tähelepanu, ma usun, mis aitab tulevikus ka kas või lähisuhte vägivalda ennetada, et sotsiaalsed oskused on olulised, mida arendada noorte ja laste seas. Sa enne mainisid, kui me noortest rääkisime, riskikäitumist. Tegelikult riskikäitumine võib tekkida igas olukorras, igas vanuses, igasuguses keskkonnas. Et kui me räägime nüüd näiteks liiklusest, läheme liiklemise ja liikluskäitumise peale, kuidas see mõjutab otseselt ja kaudselt meie endi ja meie lähedaste ja kogukonna ja riigi rahvastiku tervist, siis milline liikleja on meie Eesti liikleja nii mootorsõidukiga sõites kui jalgsi liigeldes, et kui ma tahaks öelda, et suurem osa ikkagi on väga kohusetundlikud liiklejad, aga kahjuks silma paistavad kindlasti ka need, kes nagu nii kohusetundlikud ei ole, et kui me räägime Toila vallast, siis läheb läbi suur maantee, eks ju, kus on siis kahjuks ka väga palju kiiruse ületamisi. Et kui me räägime konkreetsemalt kiiruse ületajatest, siis statistika näitab, et Eesti kiiruseületajad on valdavalt ebatervislike eluviisidega ja näiteks alkoholi ja kiirtoidu siis selliselt, et need mõjutavad nende otsuseid. See on siis termin on lausa kasutatakse psühhobioloogiline liikluskäitumine. Just, mis siis mõjutab erinevalt tema siis nagu liikluskultuuri või liikluskäitumist. Et ta võib ärrituda hästi kiiresti erinevatel põhjustel. Et lisaks sellele, et võib-olla siis liikluses väga mingi sellised asjad ajavad teda nagu väga kiiresti närvi ja sellele ta siis ka reageerib automaatselt, kas siis kiiruse ületamisega või siis selliste ohtlike möödasõitudega. Et seda me igapäeval liikluses ikkagi näeme päris palju. Ja samas kui tihtipeale ei osatagi seostada seda, et kõik minu nagu igapäevased toimingud ja valikud on otseselt seotud ka sellega, kuidas ma siis mingile asjale reageerin või toimetan, et see on nagu iga asi mõjutab meie järgmist sammu. Et mis võib-olla siinkohal on nagu hea ka välja tuua, et ligi 55% neist, kes on viimase 5 aasta jooksul siis kiirust ületanud, et nendel on ka ette tulnud liiklusõnnetusi, et see siis automaatselt ikkagi on omavahelises seoses, eks ju. Et teiste puhul, kes siis nagu sellist kiiruse ületamisi ei tee, et nemad satuvad ka oluliselt vähem liiklusõnnetustesse. Kas on ka statistikat, kuidas moodi liiklevad
meil siin Alevike vahel, kus ka tegelikult ju lapsed jalgratastega sõidavad kooli ja noh, lasteaiavahet ja ühest asulast teise, et mootorsõidukiga sõitjad, kas nad pigem on arvestavad ja kui me räägime asulasisesest liiklusest, siis me ei saaks öelda, et Toila vallas probleeme oleks selles vallas, et selles siis osas pigem on ikkagi see maantee, kus need kiiruse ületamised toimuvad, et aga asulasisestes kohtades ma nii väga seda probleemi ei näe. Et mis nende asulasiseste teedega on see, et hästi palju mõjutab liiklejat ka see keskkond, kus ta siis sõidab. Kas ta nagu saab aru, kas ta adub, et ta on päriselt alevikus sees, kas seal on loodud selline keskkond teda ümbritsema, et ta saab aru, et seal on oht, et lapsed liiguvad, nad võivad liikuda ka jalgratastega ja tõukeratastega, mis tähendab seda, et nad võivad ilmuda ootamatult, eks ju. Et hästi palju selline planeering või siis see, kuidas me tajume ruumi liikluses on see, et milline ta visuaalselt meile välja näeb, kas me saame aru, et tegemist on päriselt alevikuga ja õuealaga või on ta selline tee, mis läheb lihtsalt nende majade vahelt läbi. Et kui ta on lihtsalt selline tee, siis me hindame seda ohtu väiksemaks, et midagi võib juhtuda. Aga kui seal on päriselt näiteks kõrval ka mänguväljak või siis kiiruse tõkestamiseks selline siis teetõkis, eks ju, et siis me hindame neid ohte hoopis teistmoodi, et me nagu adume, et päriselt on tegemist ikkagi asulasisese teega, kus on nagu väga suur oht, et võib mõni teine liikleja ka tee peale siis sattuda ikkagi. Ma mõtlen seda, et siin joonistub nagu välja jälle see seos, et kõik on omavahel nii hästi seotud, kuidas kohalik omavalitsus ruumiplaneeringut teeb, kuidas inimesed mõistavad selle avaliku ruumi nagu rolli, et hea näide on sul vist tuua ka Jõhvis. Jah, et üks praegu siis viimase häid näiteid, et ma saan küll öelda, mis nagu keskkonnamõjul annab kohe efekti liikluskultuuris on uus tee, mis on tehtud siis kunstikooli ja rajatava Jõhvi põhikooli juurde. Et kui enne oli seal lihtsalt majade vahel selline asfaltkattega tee, kus siis inimesed lihtsalt läbi sõitsid ja tihtipeale ka kiirust ületasid, et õuealast lubatud kiirus on ju ainult 20 kilomeetrit või siis jalakäija kiirus, eks ju, et siis tegelikult seda kiirust seal ületati. Aga praegu on teekatte on tehtud tänavakivist, et siis seal ei ole nagu keelatud ega piiratud autodega sõitmist, aga see annab autojuhile juba hoopis teistsuguse nagu sellise tunde, et tegelikult olengi õuealal. Siin on oht selles osas, et võivad ka teised siis minust nõrgemad liiklejad olla ja kiirused on oluliselt vähenenud. Aga räägime ka veidi kogukonnast, et meil siin erinevate teemade puhul tõstatus välja see üksteise hoidmine ja märkamine ja vajadused sekkumine ja toetamine. Et kui turvalised tegelikult meie kogukonnad praegusel hetkel on, et kas nad on nagu arenguetapis või on nad juba piisavalt arenenud või siiski vajavad veel tööd, et asjad paremaks läheksid? Üldiselt ma saaks öelda, et Toila vallas sellist väga suurt nagu probleeme ei ole, küll aga on alati arenguruumi, et kui me räägime sellist kogukondlikust sellisest ühisalgatustest või sellistest asjadest, siis need on väga oodatud, et väga hea meel on, et osades piirkonnades on ka naabrivalvesektor olemas, et julgustan neid ka rohkem oma siis kogukonnaga avama, et sellised ühtsed planeeringud või sellised ühistegevused on kindlasti need, mis seda kogukonna tunnet tõstavad, mis omakorda tõstab ka siis kogukonna turvalisust. Kui sa tunned oma naabrit, kui sa saad oma naabritega hästi läbi, siis on oluliselt väiksem oht, et kas siis sinuga või sinu koduga midagi halba peaks juhtuma. Sest lisaks sellele, et sa muidugi pead ise olema oma kodu ja vara eest nagu, pead ise tegema selgeks kõik need võimalikud võimalused, kuidas sa saad oma kodu ja vara kaitsta, aga kui sul on kogukonnas head suhted, siis sa tead, et ka naaber vaatab, et kui sa reisil ära oled, et su kodu nagu kaitseta ei oleks, eks ju. Et
sellised kogukondlikud ühistegevused kindlasti seda kogukonnatunnet tõstavad ja julgustame neid veel aktiivsemalt tegema, vajadusel kaasama ka piirkonna politseiniku, kes saab tulla rääkida kõikidest nendest erinevatest võib-olla probleemidest või siis vastupidi ka anda soovitusi, et mida veel teha teisiti, kuhu võib-olla planeerida mingisugune kiiruse piirangumärk või siis kõike selliseid asju. Ma ise olen Voka aleviku elanik ja ma tunnetan küll siin, et siin on üpris tugev kogukond, kes toimetab koos, toimib koos ja ka hoiavad üksteist koos, et see on nagu hästi hea ja tore on näha seda. Ja mis ma olen täheldanud, et üha rohkem on tulnud noori peresid siia meie asukohta või piirkonda tagasi elama või siis ka täitsa uued inimesed, kes on avastanud Voka ja Toila piirkonda enda jaoks ja nad on üpris aktiivsed ja julgevad ka nagu ette võtta kogukonnaga koos, et see on selline hästi oluline nüanss, kuidas kogukonna turvalisust ka tõsta tegevustega. Aga kogukonna juures sul on vist mingisugune, selles mõttes, et kogukonna osas, kas te kasutate mingisuguseid ennetusmeetmed või lähenemisi ka, millega siis veel ekstra arendada või panustada kogukonna arengusse? Ja et mis puudutab siis konkreetselt selliseid lapsi või noori, et siis meil on selline projekt nagu politseinik nädalaks kooli, et õpetajad kindlasti on teadlikud, et kui varem kutsuti meid hästi palju koolidesse igasuguseid loenguid tegema just nimelt kooliõpilastele, et siis me selliseid loenguid enam ei tee, kuna kõige tõhusam on ikkagi, kui õpetaja ise sellistel teemadel õpilastele räägib, sest tal on ju spetsiaalne väljaõpe. Et aga küll pakume meie omalt poolt sellist tuge selle projekti raames niimoodi, et meie piirkonna politseinik viibib nädalaks ajaks ühes konkreetses koolis, suhtleb õpilastega, loob suhteid, kindlasti saab ta sealt võib-olla mingeid infokilde, mis tema igapäevatöö planeerimisel on vajalikud ja saab ta selle nädala aja jooksul ka teha kindlasti ühistegevusi ja viia läbi selliseid märkamise koolitusi õpetajatele, mida siis panna tähele, kuidas mingitel olukordades reageerida ja siis sellised huvitavaid lihtsalt vahemärkuseid siis ka nagu õpetajatele teha mingite, kas meil on probleem võib-olla suitsetamisega konkreetses kohas või on vesipiibu või siis selliste mokatubaka probleemidega, et mida tähele panna ja kuidas siis reageerida ja kellele teada anda, et me koos selliste probleemidega tegeleda saaksime. Aga kui selle projekti raames politseinik läheb kooli, kas seal on mingisugune piiritletud või määratletud vanuseklass ka või on 1. kuni 12. ta vestleb ja 1. kuni 12. et ta on sellises vabas vormis, et see politseinik ei ole siis, tema eesmärk ei ole olla kuskil klassi juures tunnis ja teha tundi läbi, vaid pigem ongi ta vahetundide ajal õpilastele kättesaadav, vajadusel mingi klassi juures siis ka võib-olla mingit teemat natukene nagu rohkem avamas, aga pigem sellises vabas suhtluses, et lihtsalt, et ka lapsed saaksid ja noored saaksid selle sõnumi, et politsei ei ole karistaja rollis, vaid et ta on partner, tema poole tuleb kõikide muredega ja saab kõikide muredega pöörduda. See ongi just väga hea selles mõttes, et kui millegipärast on lapsevanemad kasutanud ka sellist taktikat, et kui sa ei pane turvavööd peale või kui sa ei tee seda või seda, siis tuleb politsei, et see on selline hirmutamise taktika, et see aitab lastel ka aimata või aru saada, et tegelikult politsei ei ole mingisugune hirmuvahend, vaid tõesti partneri ja abistaja, keda saab usaldada, keda saab kutsuda appi ja samas ka ilma valehäbita mingisugustest juhtumitest või infost teavitada, et ei teki sul nagu kartus või valehäbi, et sa oled kellegi peale nagu kituja või et kui me räägime minu põhitööst, milles on ennetus, siis et ennetuse puhul ongi see, et me ei kasuta sellist hirmutamist, me ei kasuta šokiteraapiat, et me pigem püüame arendada inimestes sellist väärtushinnangute
siis ütleme sellist ühtset väärtushinnangutest arusaamist, sellist, et need väärtushinnangud või siis et käitumismustrid oleks kogukonnale vastuvõetavad, et me saaksime asjadest ikkagi nagu sarnaselt aru ja me ei kasuta hirmutamist ega sellist šokki, vaid pigem siis selliseid vestlust, tulevikku vaatamist, sellist asjadest ühtemoodi arusaamist. Aga kui Politsei- ja Piirivalveamet ja näiteks Päästeamet on käinud oma tehnika ja inimestega väljas ka kogukonna üritustel, et viimane hea näide oli möödunud laupäeval toimunud Kalasadamate päev Toila sadamas. Kas te olete näinud ka mingisugust kasutegurit sellistest avalikel üritustel kohapeal käimisest? Jaa, kindlasti ja miks me seda teeme, et me teeme seda alati, kui meil on võimalus, siis me alati teeme. Ja miks me teeme, ongi see, et hoida seda suhet kogukonnaga, sellist anda tagasisidet, et me ei ole ainult probleemide lahendamiseks, vaid me oleme ka igasuguste nagu koostöökohtadeks valmis ja oleme kõike nagu valmis juba ennetavalt planeerima ja üritusi tegema. Sel nädalal käisid meil väljas abipolitseinikud, mille üle mul oli väga hea meel, et kindlasti julgustan ka kõiki soovijaid abipolitseinikuks kandideerima. Selleks saab tahteavalduse teha abipolitseinik.ee lehel. Millised kriteeriumid peavad olema täidetud, et saada abipolitseinik? Kriteeriumid on vähemalt 18-aastane, vähemalt põhiharidus, ei tohi olla karistusregistrit. Ehk siis tegelikult sellised väga mingi sellist suuri või sellised üleliia kõrgeid nõudmisi ei ole, et peab olema ainult tahet ja luban, et väljakutseid on kindlasti väga palju. Aga kui te värbate abipolitseinikke, millised saavad olema nende esimesed väljakutsed ja tööülesanded, millega nad tegelema saavad hakata? Abipolitseinike värvates me üritame kõigepealt ära kaardistada tema tugevused. Et kindlasti seda, et kus ta oma põhitöödna töötab, kasutada ära seda tugevust, näiteks kui ta on oma põhierialalt kas siis mingisugune haridustöötaja, siis me kindlasti suuname teda pigem igasugustele sellistele üritustele, ennetusüritustele. Kui ta ise soovib näiteks pigem tegeleda veebiprobleemidega, siis me saame teda kaasata sellistel tegevustel. Kui on tahe ikkagi minna patrulli, siis kindlasti esimesed korrad kindlasti ka patrullitegevustest osa saab võtta. Et kindlasti antakse ka väljaõppe abipolitseinikule. Absoluutselt, et enne kui üldse siis vormi selga saab ja ka nagu patrulli minna saab, et siis on väljaõpped ja saab soovi korral ka relvaloa ja kõik muud asjad. Mul oligi see küsimus, et kas vormi saab ka ikka? Vormi saab ka. Väga lahe. Siit siis üleskutse kogukonna liikmetele. Läheme koos abipolitseinikeks. Kas abipolitseinike liitumine on mingisugusel ajahetkel ka läinud nii-öelda aktiivsemaks või on ta kogu aeg olnud aktiivne või pigem hoopis passiivne? No värbamisega me tegeleme kogu aeg. Nii palju, kui me kuskil väljas käime, siis me alati ka seda reklaamime, aga kindlasti võib praegu öelda, et pigem on selliste sooviavalduste arv natuke kasvanud, et selle üle meil on väga hea meel. Ja inimesed on nagu tihtipeale on see ka nagu selliseks tõukelavaks, et päriselt minna ka Sisekaitseakadeemiasse ja päriselt politseiametnikuks saada. Et sellised näited meil on ka ikkagi väga-väga palju. Kas sa ise alustasid ka abipolitseinikuna? Ei, mina ise abipolitseinikuna ei alustanud, aga ma kindlasti julgustan seda nagu võimalust proovima, sest see on väga-väga lahe kogemus, mida saada. Kas mul tekkis küsimus ka see, et kas keelebarjäär on olnud takistuseks nagu politsei töös ja ennetustöödes mõlema kogukonnani jõudmisel, et nii vene kui ka eesti on seal mingisugune keelebarjäär ka, et kas jõuate? Kahjuks on küll niimoodi, et kõik meie teated, mis välja lähevad, on mõlemas keeles ja me väga sihistame seda sihtgruppi, ehk siis me püüame kasutada kõiki vene kanaleid ja ma julgen arvata, et me aina nagu paremini jõuame nende inimesteni, kasutades ka vene kogukonda ennast, aga probleemiks kindlasti on, et kuidas me jõuaksime kõikide kogukonna liikmeteni, kuna tihtipeale ikka veel kasutatakse kahjuks teist inforuumi,
milleni siis meie käed nii-öelda ei ulatu, et ma ei saa öelda, et see nagu väga-väga suur probleem on, aga kindlasti mingil määral on. No, kui me rääkisime liikluskäitumises mootorsõidukiga sõitjate nagu rollist ja tendentsidest, siis tegelikult on meil ju ka jalakäijad ja ka jalgratturid ja elektriliste tõukeratastega sõitjad. Kuidas nemad meil siin meie vallas ja meie piirkonnas liiklevad, käituvad? Kas nendel kuidagi ka psühhobioloogiline liikluskäitumine on mõjuriks ja teadlikkus? Et kui me räägime jalakäijatest, siis kõige esimese asjana ma tooksin välja muidugi helkuri kandmise, mis on väga odav, aga väga tõhus elukaitse meile kõigile. Kahjuks pean tõdema, et Toila vallas siis ütleme sügisperioodil, talveperioodil on ka selle helkuri siis külge riputamisega natuke probleeme. Saan öelda kiituseks, et lapsed ja noored saavad selle vajalikkusest väga hästi aru. Probleemiks on pigem võib-olla siis vanamealised inimesed. Et helkurit julgustan küll kõikidele ikkagi nii, kui natukene juba hämäramaks läheb, et siis ikkagi uuesti välja otsida ja külge riputada. Aga ometigi meil on ka ju alevikest tekitatud need helkuripuud, kus reaalselt inimesed riputavadki helkurid sinna, et siis teised saaksid võtta, aga ma ei tea, kuidas see nagu... Tuleb julgustada ilmselt neid inimesi siis päriselt seda helkurit ka võtma, mitte lihtsalt vaatama, et... Või siis tegelikult äkki mingid sildid ka sinna puu juurde panna. No, võib-olla jah. Et ilmselt vist tulekski läheneda selle helkuripuu osas ka sedasi, et mitte ainult riputada sinna kaunistuseks nagu ehtena, vaid ka kommunikeerida see, et see siin on helkuripuu ja pane endale helkur külge või tunne ennast turvaliselt, kui sa liikled hämaras. Rääkides veel ka siis jalakäijatest, siis on Toila vallas ka väga tore pump track loodud, millel on väga hea meel, sellepärast ma saan aru, et väga paljud noored seda võimalust kasutavad ja oma aega seal siis ikkagi nagu suhteliselt kontrollitud keskkonnas veedavad. Mis küll on nagu ohukohaks või tõstataks välja sellise natuke probleemina, on see, et me peaksime veenduma, et need lapsed ja noored, kes meil seal on, kasutavad ka korrektselt turvavarustust. Pean selle all silmas nii põlvekaitsmeid, aga mis nagu veel olulisem, kindlasti kiivreid. Et sellega saavad eeskuju näidata ka kõik täiskasvanud. Nii et kuigi täiskasvanu jalgrattasõitjal pole kiivri kandmine kohustuslik, on see ikkagi väga tungivalt soovituslik. Ja mina olen seisukohal, et kui me oma lastega ratastega sõitma läheme ja ise kiivri kinnitame, siis me näitame sellega ainult positiivset eeskuju ja siis saavad ka lapsed aru, et tegelikult ikkagi kiiver peas olema peab. Siis pump tracki puhul, mis me oleme nüüd hiljuti teinud, et oleme saatnud kohalikele omavalitsustele välja ka sellised palved, et nad nendesse kohtadesse sellised infotahvlid ka üles paneksid, et mis siis peaks andma edasi infot, et miks kiivri kandmine vajalik on ja miks seda ikkagi siis tegema peaks. Et mul oli väga hea meel kuulda, et Toilas on see infotahvel juba täitsa olemas. Aga kui nüüd liikuda pump trackilt kergliiklusteedele, siis seal ka ometigi sõidetakse nii-öelda mehaaniliste tõukeratastega ja ka elektriliste tõukeratastega. Kuidas see tendents kiivrite ja turvavarustuse kasutamisel? Ja mida me veel rohkem näeme, et kindlasti, et kui seal pump trackil võib-olla mõnel lapsel ikkagi veel kiiver on peas, et siis kahjuks nagu sellisest tänavapildis ja eriti elektritõukerattaga sõites kiivreid peas ei ole. Mis omakorda teeb selle sõidu kõik veel ohtlikumaks, sellepärast, et kiirused on suuremad, oht õnnetuste sattuda on oluliselt suurem, nii et ka kukkumisel on see kukkumiskõrgus ja kiirus on nii palju ohtlikum, et kiivri kandmine on ka sellisel juhul täiesti nagu vältimatu. Ja mida ma veel tahaksin siin lastevanematele võib-olla hingele panna, on see, et elektritõukerattad on mõeldud kasutamiseks piisavalt suurtele noortele, ehk siis vähemalt nagu sellistele teismeeas noortele ja need ei ole mõeldud kasutamiseks 2 inimesele korraga. Ehk siis hiljuti oli meil ka Bolti siis ühe osapoolega kokkulepete sõlmimine, et kui me tänavapildis näeme nii täiskasvanud lapsega sõitmas, siis me sellest teavitame. Vajadusel saab Bolt võtta ära selles mõttes selle juhtimis ligipääsu.
panna kinni erinevaid teid, kus me näeme sellist väga ohtlikku siis tõukerataste kasutamist. Ja siis teha selliseid ka erinevaid järeldusi sellest, et aga kiivrid pähe. Ja mul on ka väga hea meel, et siin minu kõrval on ka pääste esindaja. Miks? Sellepärast, et sellised suuremad üritused, laagrid, tegevused on meil kõik tegelikult päästega koos. Päästega koos me planeerime ka selliseid suuremaid õppuseid ja kõiki selliseid tegevusi. Ja mis ma saan pääste poole pealt veel välja tuua sellise positiivse või hea nagu koostöökohana on see, et kui pääste käib kodudes turvaohutuse siis kontrolle tegemas ja ta märkab mingeid selliseid probleeme või asjaolusid, mis on politseile nagu vajalik teadmine, siis nad selle info meile edastavad ning samuti, kui meie patrull käib väljakutsel ning märkab sellist tuleohtlikku olukorda kodus, et siis ka see info liigub meie kaudu päästele edasi. Aitäh! Väga põnevad teemad, mida me praegu siin avasime. Ma loodan, et me saime natukene rohkem teadlikkuse osas mõtteid juurde anda ja tõsta ka teadlikkuse osas toimimist meie valla inimestel ja ka miks mitte üle Eesti inimestel. Aitäh! Hea kuulaja, aitäh sulle, et võtsid aja ja kuulasid tänast salvestust.